veel mõni aeg tagasi ei teadnud me mitte midagi ei narkomaaniast, korruptsioonist ega prostitutsioonist. Siis järsku selgus, et kõik see jõledus on olemas ka meie riigis. Ja alles nüüd, mil neist asjadest rääkimine on lubatud, saime teada, et nendega tegelemine on keelatud. Ja õigega saad kord halva maitse suhu, tassid aitse, kes teab kuhu. Nii et ära ikka topi oma nina igale poole, eriti aga neid teisi jäsemeid. Selles mõttes, et käpad eemale. Kas poolt või vastu, keskteed ei ole olemas. No ei saa ju, ütleme, tegelda näiteks prostitutsiooniga ainult poolenisti. Noh, nii et maksad küll, aga jääb ilma. See on raha ja asjade loterii, mitte prostitutsioon. Või siis vastupidi, et saada aga ei maksa. No see on ju lihtsalt, ütleme, sõpruskohtumine. Niisamuti ei saa, ütleme, narkomaaniat ainult pooles linnas viljeleda, ütleme, et suhu paned, aga alla ei neela. Tee asi, tema sulab ise suus ära. Tõsi küll räägitakse, et seda tuleb veel vahel ette, et lähed lolliks ilma, et oleksid suhu pannudki. No see tuleb lihtsalt närvidest, kui pole tükk aega olnud midagi suhu panna. Ühesõnaga, igal pool peab olema mingisugune piir, kuid mitte kõikjal pole piir kindel ja täpne joon. Mõne piiri ümber asub see nõnda nimetatud piiritsoon. Sellest ma õieti rääkida tahtsingi, aga hellale teemale tuleb läheneda kikivarvul. Tähendab, vaatad pildiraamatust oma emakest isamaad, ohku armas, oimis ilus ja mõtled selle äärest ääreni läbi kõndida, aga tükk maad enne sünnima serva, vöödiline tõkkepuu ees. Mis siis ikka mõtled, lasen rongi läbi, lähen edasi. Aga ei vedurit, ei vagunit, ainult mornid mehed, õlgadel pagunid. Populaarteaduslikus teoses Haid ja Raid on öeldud, et maailmas ei leidu ühtegi veekogu, kus võiks absoluutse kindlusega väita, et seal ei suple ühtegi haikala. Niisamuti pole Eestimaal ühtegi mereranda, kus ei võiks ootamatult voogudest üles kerkida piirivalvuri pea karmi nõudmisega. Vaši dokumentu! Pistadki igaks juhuks uima minnes passi naba alla. Ilma propuskita saadavad sind kassi saba alla. Nii mulle passijaoskonnas öeldigi, teile me luba välja anda ei saa. Ma küsin, mis alust on keelata, ütlevad, kuna pole alust lubada. Toho, huvitab, kas ma siis ise ei ole piisav alus. Nõukogude Liidu kodanik justkui, Nõukogude asutuse töötaja. Pealegi olen esindanud oma avarat kodumaad, tõsi küll turistina Poolas, Saksa TV-s ja Vietnamis ja alati sellest supist puhtalt välja tulnud. Kui kästi käisin muuseumis, kui paluti, panin pärgi. Toll pole kordagi torisenud, küsigi järgi. Tallinna linnas võin isegi pimedal ajal vabalt ümber Valge Maja kõndida, keegi ei arreteeri, järelikult usaldavad. Igal demonstratsioonil hüüan püüdlikult koos teistega urra. Viimasel paraadil kandsin isegi plakatit. Uhke plakat oli see. Pakistan tule Afganistanist enam. Igal õhtul vaatan hoolega televiisorist seda, kuidas kell saab 21, et ajaga kursis olla. No mis imeinimesed seal tsoonides siis elavad, kui nii puhas poiss nagu mina nende sekka ei sobi, on nad õieti meie omad või vastalised. Tema ütleb, et nemad on sinna sisse kirjutatud, aga teiesugune võib väljudes vale suuna valida ja teiselt poolt vaadates ongi juba vastased. Mõtlen jumaloitu, kuidas ma saan valele poole sattuda, meri on ju ees, ma ei ole suuteline ujuma üle 100 meetri järjest.
Pealegi kummipaat ei lubata piiritsoone üldse sisse tuua ja lõppude lõpuks spiooniks ei kõlbama absoluutselt, sest kardan õudselt füüsilist valu. Juba esimese ähvarduse peale ütlen üles kõik, kes meelde tulevad. Ja tunnistan oma kamba liikmeteks. Kaasa arvatud need, kelle nimesid iga päev lehest trükitakse. Ja kui juba päris siiras olla, siis oma endist kolleegi Riho Mesilasti sallima silma otsaski, sest enne ära putramist jäi ta mulle rubla võlgu, kui helistasin, et saada tagasi, kirjutas vastu, et juba otsas. Ja kui juba lõpuni aus olla, siis Rein Rannapi laulud ei ole mulle eluaeg meeldinud. Lihtsalt varem häbenesin öelda, ikkagi Komsomoli preemia laureaat. Aga tema ajab oma, kui väljakutset ei ole, propuskit ei saa. Kummaline küll, aga õige varsti tegelikult saingi. Ühel südatalvisel päeval jäi üks Saaremaa autojuht oma masinaga Tallinna kesklinna hangedesse kinni, mööda minnes aitasin ta välja sikutada ja tema kirjutaski mulle tänutäheks kutse Saaremaale Cel Priesta sugulase juurde. Tere sugulane, esimest korda elus näen, et kas asjad on nüüd tõesti nii kaugel, et kõiki neid väheseid, kes veel seda väikest keelt räägivad, nimetatakse juba omavahel sugulasteks. Et kuidas sa tead mind usaldada, kuidas sa võid mu eest vastutada, sul pole ju ainuke, kellega tegemist on, äkki olen mõni valeraha tegija või pederast. Sest ei ole midagi vastas, vanamees, ma olen ise ka. Ja läksingi Saaremaad vallutama. No ma pean kohe tunnistama, pettumus oli tohutu. Tähendab, loodus kui niisugune on muidugi teatud määral olemas. Kõik nagu piltide peal, aga tegelikult täpselt sama, mis suurel maal. Ikka kitsed ja jäänesed, põdrad ja mets ja piirivalvurid ja inimesed. Lihtsalt teiselt poolt vaadatuna. Ja neid samu kummipaate, mida ei lubata piiritsooni sisse tuua, müüakse Saaremaa kaubamas hunnikute kaupa, isegi auku ei ole põhja puuritud, et ära aupuks, kui vales suunas sõuad. No korra nagu vaatasin, et rannajoon ei lähe hästi suure kaardiga kokku, igaks juhuks käisin öösel salaja pildistamas. Pärast vaatan, teised fotografeerivad päeval ja keegi tulista, mis on siis salata. Vahepeal mõtlesin, et võib-olla paistab kõik nii sile ja süütu siis, kui sul on luba taskus, et ilma propuskita oleks võib-olla põnevam. Tegin proovi, lõin oma propuski ühe vaikuse kuuse külge kinni, tegin igavese pika tiiru. Ei allvepaate, ei sõjalennuvälju, ei raketibaase. Laine loksub rahulikult vastu randa ja laulab, meri on, meri jääb, nii kui olema peab. Tõsi küll, ühte kahtlast asja korraks nägin ühe puu küljes, mõtlesin juba spiooni kiridiversandile, ei mu oma propusk oli. Ja siis taipasin, lollitavad oma keelamistega niisama, et sealt, kus tegelikult on, otsida ei oskaks. Miks nad ehitavad praegu igale poole Lasnamäele, Õismäele neid 16-korruselisi ise propageerivad televiisorist madaltihedat asustust? Järelikult lifti šahtis on keskmaa rakett. Sellepärast ongi pidevalt silt ukse peal lihtne rabote jett. Aga ümberringi pesitseb valvemeeskond, kõik on nii hästi instrueeritud, ükskõik mis aadressi küsid, nii et naeru. Võtsin pudeli viina, läksin selle vanamehe juurde, kes mulle väljakutse hankis, panin ukse seest poolt lukku, vaatasin sügavalt otsa, ütlesin, et räägime nüüd ära, mees. Tunnista ausalt, kas on siis vähemalt keegi iialgi siit üle lahe putket teinud? On, vastab ta. Viimati läksid Angerjate või suguseltsiga. Aga mingid salaehitisi on, küsin? On, vastab. Sotsialism on üles ehitatud. Eksperimentaalreegli peale igalt inimeselt tema viitsimise järgi, iga ühele riigi võimete kohaselt. Noh, et Saaremaal veedetud aeg niisama asjatult oleks maha jooksnud, siis kirjutasin seal igavuse pärast valmis ühe teadusliku töö lingvistika vallast. Pealkirjaks panin Saaremaa murrak kakskeelsuse tingimustes. Nimelt uurisin välja, et kui mandrieestlane ütleb õppida, 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 siis saare eestlane hääldab õppida, õppida, õppida. Aga need sealsed, kelle keeles öötähte ei ole, need ütlevad selle asemel joo.
ja et eestlase õnn, see saare eestlase õnn, on nende teiste arvates lihtsalt üks suur jonn.